Mähkmed Hagis esitleb. Koostöös Perekool EE-ga. Nagu lubatud, jätkame seekord Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku sünnitusmaja tutvustusega. Mida tuleks ise kaasa võtta, mida pakutakse koha peal ja milline on haigla kodukord? Aitäh! Palun, tere! Tere! Räägi, kas Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku sünnitusosakonnaga on võimalik ka tutvuda? Jah, et meie haiglas on siis see majaga tutvumine organiseeritud nii, et seda maja tutvustavat saab siis vaadata videofilmi pealt. Et on siis võimalik sellisesse perekooli loengusse minna, kus siis saab vaadata maja tutvustavat filmi. Ja iga kuu siis 2 nädalavahetusel me teeme ka sellist maja tutvustavat ringkäiku, et siis saab ka nagu reaalselt käia. Sünnitusmajaga tutvumine on vajalik, sest enamasti tunneb naine ennast kindlamalt, kui ta teab, kuhu ta tulema peab ja mida temalt haigla poolt oodatakse. Et lähme siis praegu ongi meil võimalik minna siia sünnituspalatisse, et hetkel me olemegi siis sünnitustubade osakonnas, kus meil on 9 sünnitustuba. Siin on siis meie sünnitustubade ämmaemandate post, et iga päevaselt ja öiselt on meil siis valves 4 ämmaemandat, kes siis tegelevadki just nende sünnitajatega. Ja siin on meil siis tabel, kus me siis iga päevaselt paneme kirja, palju meil on sündinud poisse, palju tüdrukuid. Siin ongi meil siis üks sünnitustuba, et selles toas on siis ka võimalik vannis olla ja siis soovi korral ka vette sünnitada. Mis nüüd sünnitustubades üldse olemas on? Et siin on see vann, eks ole, kas see on kõigis? Vann on siis meil 4 sünnitustoas, et teistes tubades siis vannis olemise võimalust ei ole. Küll aga on igas toas dušš, mida naised samuti hea meelega kasutavad. Lähme vaatame siis edasi, mis meil siin toas siis olemas on. Et see on nüüd siis selline sünnitustuba, mis siis on iga nagu pere jaoks individuaalne. Et siin on siis iga perekond individuaalselt ja siia ta tuleb siis, kui tal on regulaarne sünnitustegevus alanud ja on siis ka 2 tundi peale lapse sündi. Et saab siin taastuda veel? Jah. Aga mis siin nüüd olemas on ja mis peaks ise kaasa? No sünnitustubades on meil siis eks ju olemas selleks, et oleks mugav erinevaid asendeid võtta, on meil siis olemas selline hernekott, siis meil on olemas pall, siis meil on olemas selline käimisvahend, kus saab siis ennast nagu toetada liikumiseks ja siis meil on pingid, väikene selline järi, kus siis saab ka sünnitada ja seal saab ka muidugi valude ajal olla. Sünnituspalatis viibides saab riided, sidemed ja joogivee koha pealt. Kaasa võiks võtta eriti tugiisikule mõeldes midagi kerget söömiseks, kuigi isal on võimalik ka vahepeal haigla kohvikus söömas käia. Sünnituse ajal tegeleb sünnitajaga üks ämmaemand sünnituse algusest kuni oma vahetuse lõpuni, et naisel oleks usalduslikum ja kindlam. Ja kui siis on vajalik ka sinna keiserlõikusele minna, siis ka see käib siis siit sünnitustubadest. Ja, et siis siit see sünnitaja viiakse sinna opituppa ja temaga siis, tema sünnitust jälgib ämmaemand läheb siis temaga sinna kaasa. Siin on siis meie intensiivravipalat, et siia siis tuuakse sünnitaja, kui temal on siis tehtud keiserlõige. Ja opitoast tuuakse ta siis koos selle voodiga siia palatisse. Kuna need operatsioonid siis enamustel juhtudel tehakse spinaal- või epiduraal-analgeesiaga või anesteesiaga, ehk siis naine on ise teadvusel, üleval, ta näeb kohe oma beebit, siis ta tuuakse siia ja ta saab ka kohe oma selle beebi siia enda kõrvale. Kui me nüüd siit välja kolime, milliseid palateid ja peretubasid teil on pakkuda? Et meil on siis olemas peretoad, siis meil on olemas ema ja lapse palatid, kus siis saab ainult ema ja laps kahekesi olla ja siis meil on üldpalatid. Ja samamoodi siis sünnitusjärgsetes palatites on teil olemas käterätikud, on ka võimalik siis haigla kitlis ja haigla selles öösärgis olla, aga sinna juba enamus naisi võtab siis oma nagu riided kaasa. Erinevalt sünnituspalatist peab sünnitusjärgses palatis naine endale ise sidemed kaasa võtma. Lapsele on terve haiglas olemise aja olemas mähkmed ja riided. Kuidas on nüüd külastajatega? Ka laps ära sünnib, kõik tahavad ju vaatama tulla, et milline kodukord neile kehtib ja
alates lillede toomisest kõigest, et kuidas see käib? Noh, tänapäeval on ju lubatud tuua kõik, et selles mõttes lilli võib kindlasti tuua, võib ka saata ja külastamise ajad on meil siis argipäevadel 3 kella 7 ja tööpäevadel 12 kuni kella 7 või vabandust, nädalavahetustel 12 kuni 7 ja siis, kui te siit haiglast siis nagu koju lähete, et siis lapse jaoks loomulikult peate võtma siis ka lapse need riided ja selle turvahälli. Et laps siis sinna sellesse turvahälli. Ida-Tallinna Keskhaiglas kohtusime ühe toreda perekonnaga, kes olid just pisikese beebi sünnitanud. Läksime, vaatasime kiirelt, üritades neid mitte liigselt segada, kuidas neil seal läheb. No kuidas teil läks? Kuidas teil läheb praegu siin? Nii armas väike. Millal ta sündis? Eile kell 6:30 õhtul. Aha. Väga armas väike. Ja harjutasin ilusti. Ja. Sööb ja. Jah, kohati isegi sööb juba ja. Palju õnne ja toredat kasvamist siis teile, et meil on ka väiksed mähkmed teile. Aitäh! Kuidas teile tundus? Minu meelest on haiglad palju peresõbralikumaks ja hubasemaks muutunud. Meie oleme nüüd teile ära tutvustanud Tallinna sünnitusmajad. Järgmisena aga läheme Eesti järgmisesse suurimasse sünnitusmajja. Arvake ära, kuhu? Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga, et tal ja sul algas kõik armastusest.